Järgmine teema on aga väga põnev, eeskätt nende inimeste jaoks, kes on harjunud igal pool, igas asendis, igas maailma nurgas, õhus, vees, tahavad internetis olla. Nimelt on olemas Eestis selline osaühing nagu Modesat, kes tegelebki selliste asjadega, et see võimalus olemas oleks ja selleks, et selliseid asju tõepoolest ka tootmisse sellist tehnoloogiat juurutada, on tarvis raha. Raha tuleb Euroopa Liidust ja meil on 2 meest. Praegu siis televisioonis Peep Põldsam, Modesati juhatuse esimees ja ka Ilmar Pralla ettevõtlusarendamise sihtasutuse innovatsiooni divisjoni direktor, ehk siis just nimelt ettevõtlusarendamise sihtasutus on see koht, kust siis Euroopa Liidu raha soovijatele jagatakse, kui nad siis kõikidele tingimustele vastavad. Tere hommikust! Tere hommikust! Tere hommikust! Alustame Peep teist. Kui palju raha te saite ja millise suurepärase asjaga te olete valmis saanud? Ehk on mul õigus, kui ma ütlen, et tõepoolest saab interneti minna ka hävituslennukis, mille kiirus on 1200 kilomeetrit tunnis? Jah, ma küll ei tea, kas hävituslendur soovib internetti minna või kas tal on aega internetti minna. Aga meie oleme saanud erinevaid toetusi ja osalenud siis erinevates toetusprogrammides juba aastast 2006, nii et ja siis need toetused on olnud meile tõesti väga suureks abiks, arendamaks meie seda tehnoloogiat välja ja siis ka turunduseks rahvusvaheliselt. Nii et see meie tehnoloogia on siis uus raadioside tehnoloogia, mida saab kasutada erinevas maapealses sides ja ka kosmosesides. Ja tänaseks siis me oleme erinevate programmide kaudu saanud kuskil üle 6 miljoni krooni. Ja loomulikult sellisele alustavale ettevõtjale ja veel sellises tehnoloogiaäris, kus nii-öelda toote või tehnoloogia valmis saamine võtab väga pikka aega ja ka selle juurutamine tähendab klientide juures, kes siis otsustavad seda kasutusele võtta, võib võtta ka väga palju aega, et kuskil 2-3 aastat lausa. Peamine idee seisneb, see Katrini jututus, interneti kasutamise jutt on kõik väga tore ja huvitav, aga see ei kõla väga tehnoloogiliselt just. Kõige lihtsamalt öeldakse üks selline rakendusvaldkond, millega tegelikult me iga päev kokku puutume, on siis mobiilside võrgud ja me teame, et täna on olemas juba 4. generatsiooni võrgud, kus siis ikkagi mobiilse vahendiga, kas ta siis on mobiiltelefon või siis kaasaskantav arvuti, millel on see moodul sees, ikka kiirused võivad juba olla seal 50 ja 100 megabitti sekundis, mis on siis, mida me täna võib-olla juba peamegi normaalseks, eks. Ja täna on seal suur probleem, kus siis me teame ka need mastid, mida me igal pool näeme linnades ja maal ka, on ühendatud keskvõrguga üle õhu, mitte kaabliga. Ja seal on täna väga suur probleem, et kui ütleme, et ühe tugijaama piirkonnas on näiteks 200 inimest samaaegselt, igaüks tahab saada 100 megabitti kiirust, siis võib arvutada, kui suur kiirus peab tugijaamast minema üle õhu sinna keskusesse ja täna see on väga suur pudelikael. Ja meie firma siis on omal ajal välja töötanud ja patenteerinud siis sellise tehnoloogia, mis siis läbi sellise raadiokanali, mida juurde ju kuskilt ei tule, see, mis õhus olemas on, see on, eks, et sealt on võimalik siis olulisel määral rohkem kiirust edastada. Aga te teete tihedamat õhku, sain ma praegu niimoodi kokku võtta aru. Täpselt, Eesti õhk, jah. Ilmar, Modesat oli ka eelmisel aastal aasta innovaatori tiitli omanik ettevõtlusarendamise sihtasutuse poolt, oli nõnda? Oli küll, jah. Me iga aasta oleme otsinud neid kõige uuendusmeelsemaid ettevõtteid ja eelmine aasta oli hea võimalus just Modesat esile tõsta. Ilmar, ma saan aru, et see on natuke naiivne küsimus, aga kuidas on võimalik, et te hammustate selliste projektide puhul läbi selle, et tegemist ei ole bluffiga, vaid on tõesti tõsine projekt? See on ju selge, et 1/10, et ei saa olla nendest meestest targemad, et otsustada ära, kas see on adekvaatne asi või mitte. Väga õige, me ilmselgelt ei ole targemad. Ja et asi oleks keerulisem, siis meil kui on korraga siin elektroonika, IT, meil on biotehnoloogid, meil on masinaehitajad, laevaehitajad. Nano, eks ju, kogu aeg käib. Jah, kõik sellised asjad on meil korraga käes ja sellisel juhul me küsimegi abi endast targematelt inimestelt, kes oskaksid meile öelda, kas sellised teemad on õiged. Ja hea näide meil esmaspäeval oli just ühe projekti arutelu eksperditega, meil olid Skype'i osas olid taotlejad, kes olid korraga Eestist ja Inglismaalt, eksperdid, kes olid USAst ja samuti Inglismaalt. Et me rahastame projekte, mis proovivad maailmas midagi unikaalset teha ja selleks me siis küsime nõu ka üle maailma tarkadelt inimestelt. On teil palju raha selle jaoks, et selliseid väga innovaatilisi ideid nii-öelda elujõuliseks aidata? Eelmine aasta oli meil võimalus toetada umbes 50 uue tootearenduse projekti kuskil natuke üle 300 miljoni krooni eest.
üle 50 projekti, aga palju taotlejaid oli märksa rohkem või? Ütleme neid ettevõtteid, kellega me seda juttu alustame, kellele me anname alguses väikese raha, et turg selgeks teha, võrdlevaid teiste tehnoloogiaid võrrelda, et neid on ikka 3-4 korda rohkem võrreldes sellega, kes lõpuks suure raha saavad. Peep, kui suur äri see tegelikult kogu maailma süsteemis võiks olla see, mille peal teil on patent ja mis äri siis Modesselt ajab? Seda me teame väga hästi, et ega eesmärgiks ei ole ikkagi ju tehnoloogiat arendada, vaid ikka nagu äri teha ja seetõttu me enda sihtturgusid oleme analüüsinud väga hästi, nii et meie valdkonnas on ikkagi ainuüksi selle väikese vidina, mis meie siis sinna süsteemi nagu pakume, selle kogu turg võib ulatuda üle $1 miljardi aastas, nii et päris suur. Ilmar, veel viimane küsimus. Üks võimalik rahataotluse või rahaauk avaneb järgmisel nädalal ka. Mis see on? Just nimelt, et EAS proovib pakkuda toetust tervele toote turule toomisele. Puhul me räägime sellest, et uus toode välja töötada. Järgmine nädal avame taotlusvooru tööstusettevõtetele tootmisvõimsuse suurendamiseks, et toota rohkem, toota uusi tooteid. Ja samuti on meil olemas ka müügitugi olemas, et kui on juba toode saab käega katsuda, et siis saab seda ka välismaale viia ja müügitööd teha. Sulle täna hommikul tulemast teile ja edu selle $1 miljardi turu kinnipüüdmisel.